Koroonaaeg on märkimisväärselt kasvatanud Tallinnas tegutsevate väikeettevõtjate arvu. Möödunud aastal näiteks registreeriti pealinnas ligi 15 000 uut ettevõtet, mis on ligi 3000 võrra rohkem kui eelnevatel aastatel. Rõõmu teeb see, et väga paljud uued äriideed on inspireeritud keskkonnahoiust. Nii on see ka Tallinna loomeinkubaatoris, kus ligi pooled uutest äriideedest on just roheettevõtted. Tallinna loomeinkubaatoris tegutsev roheettevõtte Šmöko toodab toidu pakendamiseks mõeldud mesilasvahariideid, et vähendada seeläbi massilist pakendijäätmete teket. Idee keskkonnasäästliku brändi loomiseks tekkis aastaid tagasi Uus-Meremaal ringi rännates. Uus-Meremaal oli see väga põnev, et ta oli tõesti nagu jõudnud kaubanduskettidesse, tanklatesse nagu laiatarbekaubaks, et inimest oli selle väga omaks võtnud kilekottide ja siis plastikpakendite kasutamise asemel. Sarnase idee kasutuselevõtt ka Eesti tanklakettides vajaks veidi kauem sisseharjutamist, kuid kodus saaks igaüks juba praegu fooliumid, kiled ja salvrätid korduvkasutatava mesilasvahariide vastu välja vahetada. Lisaks on see ka oluliselt tervislikum lahendus. On uuritud, et inimene sööb nädalas pangakaardi jagu mikroplasti ja see tuleb kõik nendest, põhiliselt tulebki toidukilest, kus see eraldub. Kui seda tervislikku suunda ka veel endale juurde mõelda, siis on tal kasulikke puutepunkte on hästi palju. Paari tunniga valmib loomeinkubaatori hubases töötoas 100 mesilasvahast kangaid. Milline näeb välja aga ühe toote valmimisprotsess? Kõigepealt me siis, siin on mesilasvaha suur kang, vist võib selle kohta öelda. Siit me mõõdame siis välja õige koguse mesilasvaha ja sulatame selle ära. Siis lisaks käib juurde, et see mesilasvahariie oleks ka pärast veekindel, käib juurde vaik. Sulatame ka samamoodi vaiku ära ja et tal oleks pehmust ja nakkuvust, siis sinna juurde käib veel jojobaõli. Kui mesilasvahariidesse panna poolik tomat või õun, siis ta kestab seal päris pikalt. Praegu on ligi pooled Tallinna loomeinkubaatoris tegutsevatest ettevõtetest puhtalt ringmajanduslikud ettevõtted. Aasta tagasi loodud ettevõtte Ringkarp jälgib põhimõtet, et kõige suurem prügi on see prügi, mida sa ei ole tekitanud. Tänaseks on Ringkarbiga üle Eesti liitunud 80 toidukohta. See toimib niimoodi, et Ringkarbiga meie siis loome toidukohtadest võrgustikku. Toidukoht ostab meie käest omale vajaliku hulga karpe ja kui inimene tahab toidukohast osta toitu kaasa, siis tal on valik, kas ta võtab siis Ringkarbi või mõni võtab veel ühekordse karbi ja ta jätab selle karbi eest tagatisraha. Et tegelikult see toode on inimesele ehk toidukoha kliendile tasuta, aga esimest korda ta peab jätma siis tagatisraha ja selle ta saab alati tagasi, kui ta siis oma karbi tagasi toob. Ühe karbi tagatisraha kliendile on 10 eurot ja topsi oma 5 eurot. Karbid on toodetud spetsiaalselt ringmajandusmudelile ja toidukohtadele, kes tahavad sarnast teenust pakkuda. Seda karpi võib kasutada keskelt läbi 200 korda, ehk et me ühe sellise karbiga päästame siis 200 ühe korra karpi. Aasta tagasi sai loodud ka Eesti esimene keskkonnasõbralik ärikingituste ja reklaamtoodete bränd Ecodisain. Et siin on näiteks pusad, mis on toodetud CO2 neutraalselt, süsinik neutraalselt. Et neid on meil valikust päris palju, siis meil on ümbertöödeldud puuviljast, särke, ühesõnaga igal juhul on nad keskkonnasõbralikud. Lisaks süsinikneutraalselt loodud pusadele võib brändi tootevalikust leida näiteks ka taimsetest materjalidest tehtud veepudeleid, mida võib nõudepesumasinas pesta kõik täpselt samamoodi, ainult et tema tootmisprotsess on siis loodussõbralikum võrreldes siis tavalise plastikuga. Siis meil on siin valikus näiteks veepudel, mis näeb välja nagu täiesti tavaline plastikust veepudel, aga tegelikult on ta valmistatud ümber töödeldud plastpudelitest, ehk siis see materjal tehakse graanuliteks ja valmistatakse siis uusi tooteid, aga visuaalselt ei näe ta kuidagimoodi teistmoodi välja kui täiesti uuesti toodetud pudel.
Inkubandid rõõmustavad, et inimesed on järjest rohkem hakanud keskkonnasäästlikke tooteid tarbima. Veereini kvartalis asuv Tallinna loomeinkubaator on juba üle 20 aasta aidanud noortel ettevõtetel tuuletiibadesse saada. Aastas soovib seal inkubandiks hakata 100 uusi ettevõtjaid. Ühe aasta jooksul võetakse vastu aga kuni 50 ettevõtet. Meie juures saab siis äri arendada kiiresti mentorprogrammi toel, seminaride koolituste toel, toetavas kogukonnas, kus on palju teisi sarnaseid ettevõtjaid. Ühisturundusplatvorm on meil hea, erinevad siis turule sisenemise niisugused instrumendid, et ettevõte saab kiiremini kindlasti inkubaatoris tuuletiibadesse kui üksinda kodus pusides. Kõik huvilised saavad soovi korral Tallinna loomeinkubaatorisse pöörduda aastaringselt. Inkubantide vastuvõtt toimub aga 2 korral aastas, kevadel ja sügisel. Inkubaatoris tegutsevate ettevõtete ühine missioon on hoida planeeti ja vähendada kõikide toodete tarbimise jalajälgi nii palju, kui see vähegi võimalik on.